tere, Maris. tere, Ja sind, Maris, ma nüüd tean täpselt 5 minutit praktiliselt ja tegelikult ei tea ka absoluutselt mitte midagi. Aitäh siis Rutile, kes meid kokku viis. Et Rutt aitäh, kindlasti. aitäh, Rutt. Ja jah, teemade päeva. nagu ma aru sain nüüd, et sa tegeled, tähendab, ma ei tea, millega sa üldse tegeled, see ongi nagu hästi põnev. Aga sul ka on videod siis Youtube'i kanalil ja Rutt on sinu jälgija ka seal, nagu ma aru saan. Meil ja on veel milliseid jälgijaid ja. väga võimas. Ja sul on nii huvitav perekonnanimi, ja ma sain juba siis teada ka, sa ütlesid, et see on ikka täitsa päris nimi, nii nagu ma aru saan. Nagu väga, Ja, väga huvitav. nii, aga kes sa oled, Maris? Ja enne seda, kui ma annan mikrofoni sinu kätte, siis edukuse koodi arvutasin siin ja see edukuse kood on siis 75587. jälle ütlen seda, et need, kes on pikemat aega kanalil, nemad juba saavad enam-vähem juba aru, mis see on ja mina hakkan siis jälgima, kuidas need numbrid sinuga sünkroniseerivad ja see, mis oli hästi vahva, siis me oleme mõlemad seitsmed, minu edukuse kood hakkab ka seitsmega, nii et võimas, nii et vahva. kallis Maris, kes sa oled, millega sa tegeled? ja, jah, mul on tõesti minunimeline siis Youtube'i leht ja seal siis selgubki, et ma olen kirjanik, ma olen autor 4 raamatule ja ma nii kirjutan nii kõnes kui kirjalikult, siis on minu hingekutse, minu niisugune elukutse juba aastast 2019, selline holistilis, spirituaalne teejuht ehk nõustamine, enesearengu, lähisuhete arengu, niisugune nõustamine. Sellega ma olen tegelenud üks-ühele, gruppides ja nii edasi. Aga numeroloogiat ma ka kasutan oma töös, mitte küll nii põhjalikult nagu sina, aga selliselt nagu kergelt, see aitab mul luua selgust, fookust ja nii edasi. väga põnev. Vau. Sa ütlesidki nii põnevalt, vaata enne seda salvestuse klikkimist, siis sa ütlesid ka, et sa ka kasutad oma töös numbreid. aga äkki sa põhjendaksid ja ikkagi põhjenda, miks sa numbreid kasutad, kui sa inimestega tööd teed? natuke täpsemalt, et miks sa sinna nagu jõudsid, et numbrid võtta ka endale appi. Siinkohal jah, räägi see lugu ära ja siis mul on üks info ka, mis ma siin jagan siis teistele ja Ahah, räägi. ahah. Ja et mina kasutan numeroloogiat hästi mitte nii põhjalikult kui sina, mitte nii süvitsi kui sina. Sinul on ikkagi oma strateegiad põhjalikult, no sa oled õppinud seda ja nii edasi. Minule õpetas seda või noh, nii-öelda äratas huvi minu laste isa. Mhm, See oli 2005 aastal ja tegelikult ka minu esimeses raamatus, mis on Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, räägin ma, see on kirjutatud 2021 aastal, noh, 5 aastat tagasi. mhm. Seal ma hästi palju räägin ka sellest, kuidas mind on mõjutanud isiklikult numeroloogia ja minu lapsi ja kuidas see kõik see on mind äratanud ja kuna see on minu elus nii suurt rolli mänginud, siis ja andnud mulle selgust minu enda kohta, infot minu enda kohta, siis loomulikult mul on tekkinud selline huvi seda vaadata ka teiste inimestelt. Ja kui ma olen neile tagasisidet andnud selle kohta, näiteks eluaasta ring, miks praegu sul sellised protsessid on sellel eluaasta ringil, siis neil on nii palju taipamisi ja mõistmisi ja sünkroonsusi ja noh, selgus ja mis on tulemas näiteks järgmisel eluaasta ringil, siis on okei, natukene kergem aeg tuleb, okei, on ju. Et selline, see annab sellist mängulisust, aga samas väga konkreetsust ja selgust. Aga no ma ütlesin, mina vaatan hästi mänguliselt neid numbreid ja hästi õrn, noh, ma ei lähe nii süvitsi nagu Mhm, sina. mhm. Ma ei ole nii ekspert, aga mind ja minu laste isa tõi mulle selliseid, et vaata, et kas sa näed siin seda ja et see on põnev ja uuri ja nüüd ma tean rohkem kui tema isegi, me mõlemad naerame selle üle,
Mhm. Ja. Et ma vaatan seda rohkem niimoodi mänguliselt, aga samas loob see struktuur, see loob loogikat, eks ju. Aga siis, kui sulle tuleb klient, kas sa vaatad kliendi siis sünnipäevakuud ja aastat selle järgi ka, et mingit iseloomu sealt välja saada ja siis ka näiteks see, et kuidas temale nagu paremini läheneda ja selliseid asju? Ja üldiselt küll jah, üldiselt ma vaatan seda lisainfona. Noh, jutu käigus ikka niimoodi. ja, ja. Ja jutu käigus ja ma nagu vaatan neid erinevaid dünaamikaid ja see alati toob mulle selgust ja seoseid, miks on nii tal, kui ta räägib oma lugu ka, onju. Ma näen seal seoseid ja see toob nagu meesenergiat või niisugust konkreetsust, eks ju, Mhm. sinna minu töösse, mis on tegelikult hästi selline intuitiivne nõustamine siiski ka ja selline holistilis spirituaalne, et see loob sellist nagu noh, ja see on alati nii, et nad saavad aru, millest ma räägin, see ei ole hiina keel, eks ju, et see on neile endale ka taipamine. No vaata, see on nii põnev. Ma tegin ühe Ja. koolituse edukuse koodi kohta ehk siis seesama 5 numbrit sinu kohta ka, see 75587. meil on sinuga algus sama ja lõpp on ka sama ja siis ma mõtlesin ka, et sa oled väga intuitiivne. noh, seepärast me oleme nagu oma grupi inimesed, vaata Ja. selles suhtes. aga just see koolituse eesmärk ka, see edukuse koodi oma oli mul mõte, et kõik, kes tegelevad inimestega, et läbi selle koodi on nii lihtne juba läheneda inimesele, et sa säästad sellega praktiliselt mingi väga mega palju tunde, et sa juba tead, millist nuppu nagu vajutada või siis selles suhtes ka, et Ja. hetkel on see video, see koolitus on klubilistele üles pandud, siis aga üsna pea hoidke silmad siis lahti ka koduleheküljel siis www.numbritekeel.ee ehk see edukuse koodi õpetus tuleb seal, et nii, et teie kõik, kes te kasutate nii nagu Mariski numbreid selles omas töös, siis näed, sa just rääkisid sedasama, et kuidas see nagu aitab sul kiiremini nagu inimese nagu, Ja. et see on väga võimas. aga see, mida sa siis teed, äkki sa räägid veitsa nüüd lahti, mida sa teed inimestega, milline see teenus on või mis selle mõte on ja ka see, et kuidas sa sinna jõudsid. Et see oleks ka nagu väga huvitav teada, seepärast et sa ju peale keskkooli kindlasti pauh ei olnud kohe valmis, see on kuidagi ikkagi teekond, mingi asi on sind viinud sinna. No mul oli 2012 aastal selline spirituaalne ärkamine, võiks öelda, ja siis ma hakkasingi uurima enda kohta. Noh, meie erinevad need inimese tahud siis on ju meie sisemine laps, on ju see energeetiline aspekt, meie sisemine naine, perekond, mees, sisemine mees, erinevad asjad. Hakkasin lugema, mingid raamatud hakkasid minuni jõudma, sünkroonsused ja nii edasi. Hakkasin nagu sisetööd väga palju tegema, meditatsiooni. Enne seda ma olin väga kauge sellest kõigest, väga kauge. Ma suhtusin väga skeptiliselt. Isegi numeroloogiasse, numbritesse suhtusin skeptiliselt. Aga see kõik on nagu tekitanud minus usaldust, eks ju, ajaga. Ja nüüd ma olen väga kirglik nendel teemadel. Ja alustasin iseendast ja ma käisin ka holistilises teraapias, kus ma siis hakkasin ennast kui tervikut vaatama, ennast kui tervikut, erinevaid aspekte. Ja siis minu see superviisor või nii-öelda minu õpetaja või individuaalne, siis me jõudsime sellisele kokkuleppele, et ma olin juba jõudnud 2017, 2019 nii kaugele, et ma olin tegelikult oma nõrkused nii-öelda tugevuseks pööranud. Ja olin valmis seda, mida ma enda kohta õppisin või inimeste kohta või suhete kohta olin õppinud igapäevaselt väga kirglikult. Olin valmis seda ka jagama ja seda arvas ka minu superviisor. Alguses küll superviisori käe all ja tema nii-öelda seal vanalinnas, eks ju, ja edaspidi siis juba individuaalselt. Ühesõnaga jah, et selline mu enda enesearengu teekonnas sai see alguse ja mingis hetkes sain aru, et on vaja seda edasi jagada, et kui seda edasi ei jaga, tekkis selline tupikutunne juba, sellepärast et ma olin juba jõudnud sinnani, et nüüd oli aeg edasi jagada. Kas siis raamatu näol, kas siis rääkida teistega, sest oma pereringis sai nagu juba räägitud, on ju, aga oli vaja ka
edasi suuremale ringile ja nii kui ma selle taotluse tegin, enne kui ma rääkisin isegi selle õpetajaga, mis tema sellest arvab ja läks mul selline inimeste voog lahti, kõik hakkasid minuga ühendust võtma, rahvusvahelisel tasandil. Et see oligi niimoodi määratud nii-öelda, selline loomulik käik. mm. -hmm. See on nii võimas selles suhtes, et sa meenutad kuidagi minu lugu see on see on nii naljakas, et ma olen seda nii palju oma kanalil rääkinud, et kui ma hakkasin seda numeroloogiat õppima ja süvenesin ja siis ma kogu aeg avastasin inimesi ja siis mõtlen, et vau, siis mul 2 täiskasvanud poega, siis mu elukaaslane ja siis õed-vennad, kõik lahmisid niimoodi läbi. Ja mingi aeg mõtlen, et miks mu pojad nii harva mul külas käivad, sellepärast et iga kord, kui nad tulid oma tüdrukutega, jälle ma rääkisin numeroloogias, siis ma mõtlen, ma pean selle info välja andma suuremale massile, et ma ei saa seda ja, jätta enda ja. sisse. Mm-hmm. Ja sama käis siis ka sinuga, et Tuleb selles seda suhtes. hüppamine ja Ja, sest see ongi loomulik käik, et mingi etapp saab läbi ja nüüd oled valmis ka edasi laiemale ringile, et see oligi nagu eeltöö või kuiv trenn nii-öelda, et see on okei. Et erinevad need ju jäävad ka arhetüübid ja noh, klientide näol on ka ju perekonnas keegi midagi ikka peegeldab ja nii, et see on omavahel ka seotud mõnikord. Ja üsna väga tihti. tore. Ja noh, sellest teekonnast olen ma samuti rääkinud oma esimeses raamatus, siis Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, et see sai väga paks ka, sest vaata, ma olin nii palju kogunud on ju enda lugu ja siis oli vaja ju jagada, eks. Ja õpetaja ütles ka, et see on loomulik käik niimoodi jagada, kui su nõrkused on muutunud või sinu nii-öelda on juba nii suur, noh, see on see hingekutse, eks ju, see peab väljundi saama. See on eluterve, kui sa seda jagad ja see on niimoodi määratud. Ja sinu edukuse koodis on ka 2 viit, ehk siis viitab ka ja kusjuures su sünnipäevakuus ja aastas on ka 5 nii palju ja siis sa ütlesid ka, et kui ma veel kellaaega teaksin, siis seal on ka 5. Ehk siis tegelikult see viitabki sellele, et 5 on õpetaja energia ja samas see, et sa oskad keerulistest asjadest lihtsas keeles rääkida ja sinu kohustus ongi praktiliselt edasi anda, kuna elude number on meil sinuga sama, 8, kes teie nüüd kuulate siin ka, et 8 elude number tundub nagu vau, et täiega, ma ei tea, pankur või mingi ettevõtja ja selline ja seda ka. Aga mitte pankur kindlasti, 8 on väga palju see, et sa pead lihtsalt neid karma õppetunde andma edasi, sest meie muudame teiste inimeste teadvust, teadlikkust ja kõike muud. Just. Et see on tegelikult teie ka, kellel teil on elude number 8, et siis ka teie jõuate mingi etapis elus sinna, selle juurde. Ja, Aga kui saladus ei ole, millega sa enne tegelesid, kas oli see midagi selle teekonnaga, kus sa praegu oled sarnast või oli kardinaalselt midagi muud? täiesti teistsugune tegelikult, et isegi mediteerimine, ma alguses olin mul ei olnud sellega alguses üldse kerge. Ma olin väga selline skeptiline, mõistuse loogika selline. Ma olin väga pikalt, ehitasin kodu ja täiesti nullist on ju ja oma maja. Siis ma olen olnud ka erinevaid töid olen teinud tegelikult. Olen olnud ka näiteks klienditeenindaja ja nii edasi. Vanalinna restoranides näiteks, kõige kvaliteetsematel, oma aja kõige kvaliteetsematel nendel, aga see on kõik, kuidas öelda, see on nagu see on, lapsed on mind äratanud, tahaks öelda seda, see spirituaalne ärkamine toimus sellest, et ma sain lapsevanemaks. Siis tekkis selline ärkamine minu sees ja huvi ja inimeste ja kõige vastu nagu selles mõttes. Hoopis muutusin hakkasin rohkem neid asju vaatama ja see on selles mõttes huvitav teekond ja ma nüüd mõtlen, ma ei kujuta ettegi, miks ma ennem üldse olin nii kauge sellest, et see on nii selline areng, tegelikult on olnud väga põnev ja naudinguline protsess, raamatute lugemine, mingi taipamine ja nii edasi, et avastus ja see on nii tore. Ja nüüd sellepärast, kuna ma leian, et mõni võib-olla mõtleb, et see on nii tüütu või kohustus,
siis tegelikult ma tahangi nagu jagada ja olengi jaganud, et see on tegelikult väga tore protsess, et kui sa need avastused. jaa, absoluutselt, ma olen sinuga nõus, vaata, miks ma seda küsisin ka, mis sa enne tegid, siis mina enne numeroloogiat olin ka hoopis teisel alal, Mm. hoopis teist asju. aga see, mis ütleme siis ma saan rääkida meist, sina ja mina, kuna meil on mõlemal edukuse koodis 2 × 7, sinul veel 5 ka, mis annab täist power'i sinna peale. ehk siis meil on loomu poolest selline ja Sherlock Holmesi selline mingi taju, me kogu aeg uurime, vaatame inimesi, miks nad nii käituvad, isegi olenemata sellel teekonnal, kus me praegu oleme, aga enne seda ka, kui sa isegi olid teenindaja või ükskõik, mida sa seal ka ei teinud, sa kindlasti vaatasid, miks ta niimoodi käitub, mis tal on nagu, kindlasti sinu sees Oh jaa, kogu käibki. suguvõsa ja isegi kogu suguvõsas ma olin see, kes oli nagu tundis huvi, Mhm. et tahtis kuulata mõlemaid osapooli ja Ja, vaata ja et ei olnud nii, et valisin poole, vaid tahtsin nagu teada tervikpilti ja mõistad, et ja juba siis mul oli tegelikult juba lapsepõlves kogu elu on see olnud niisugune suur huvi ja. selle vastu ma, ja ma usun ka, et selles suhtes sa võisid isegi olla oma suguvõsas natuke kummaline laps, et miks sa just niimoodi, miks ei ole nagu teistega, noh, jah, ma ei tea, miks teistega sarnane, aga pigem selline uuriv ja vaatav ja jälgija ja siis just see, et mis on meil 7 omanikel on nagu nii omane, et me tahame rääkida, me tahame nagu tõelise tõeni välja jõuda ja niimoodi rahulikult nagu ja. kriiskamata või selline. siis ma mõtlen ka, et issand, vahest kui ma arvatavasti ka sina hakkad mingeid lugusid rääkima, siis sa hakkad kuskilt kaugelt neid rääkima, enne kui sa jõuad kohale. ja siis mõni mõtleb, et kuule, räägi äkki kähku ära, vaata, ei jõua kuulata. aga Ja. aga noh, ma arvan, et vaata siis, mitte ma ei arva, ma olen suht kindel, kui me tegeleme inimestega, nii sina kui mina, siis siin ongi nagu väga oluline see inimeste kuulamine. See, mida nemad räägivad, millised lood ja siis sealt välja põimida kõik need asjad. aga lähme, Maris, sinuga nüüd edasi, selles suhtes, et kui sa sinna teekonnale jõudsid, sa ütlesid küll, et lugesid palju raamatuid. Mis Ja. koolituse sa võtsid või kuidas see sinu teekond siis hakkas kujunema, et sul oli juhendaja, ma saan aru, kas sa käisid kuskil mingisugusel teatud kursusel, mitte see, et ma lihtsalt uurin nagu, et ma ei ole mingi uurija, üleüldse, et miks ma seda tahan teada, et natukene valgustaksid seda teekonda rohkem, seepärast, et kellel nüüd on ka samasugune edukuse kood, see 7 5 5 8 7, ta võib-olla leiab neid samu piirdeid, neid jooni ja mõtleb, et vau, et aga mina olen ka kuskil sellel teel, aga ma ei julge veel teha neid samme, et siis me saame inspireerida läbi selle, vaata. Et sa ütlesid küll, et sul justkui hakkas mingi juhendus tulema, mingid õiged inimesed, õiged raamatud ja nii edasi, et kuidas see niimoodi sammuliselt läks, kui sa soovid meiega jagada natukene seda teekonda? Ja nagu sa mainisidki, see viite, see on nagu suur intuitsioon ja nii edasi. Väga suure osa sellest teekonnast ma nagu süüvisin iseenda sisse ja kuidas öelda, mediteerimine ja mul on olnud väga palju sellist individuaalset niisugust nagu juhendamist. Ma olen ka õppinud ka gruppides. Aga siis mul sobib selline individuaalne, sõltumatu, mitte selline stamp võib-olla või niisugused nagu mitte sellised õpped liiga palju. Sest mul on oluline millegipärast, mu teejuhid lausa võtavad mind ära sealt, et mul on oluline säilitada oma originaalsus. Kui ma seda ei saa, siis tekivad takistused. Minul on olnud ja ma ka õpetan või nii-öelda jagan oma raamatutes kui ka oma seanssidel sellist, et ikkagi jää endaks ja kuula iseennast ja et mul on ikkagi väga tähtis selline säilitada oma sõltumatus, iseseisvus ja originaalsus. Ja sellepärast mul on olnud ka selles mõttes ka superviisor või niimoodi ka, ja kuulanud iseennast ja ma olen tähele pannud, et mul on niimoodi ka olnud, et kui mul on näiteks olen kuskil grupis olnud, siis õpetajatega on olnud ka selline lugu, et tihtilugu vanema hingena on üks takistus veel, et see kaob ära see õpilase ja õpetaja see, kui sa oled vanem hing. Et nagu rollid muutuvad mõnikord, mõistad?
mõistan. kuulan et tema. vajatakse seda, mis tegelikult vanema hingena sina oled juba nagu läbinud. Ja siis tekib seal natukene ka sellega teema. Et kuigi vanuselt võib olla, noh, vastupidi füüsilises, aga hingeõppetundides võib tekkida selline see ja mõnikord aga siis tekib see, et aga mina läksin õppima või mina läksin sinna, aga siis tekib selline, kuidas öelda, läheb seal nagu mõnikord võib tekkida selline olukord, kui sa oled vanem hing, siis sa tead, millest ma räägin. Mõnikord on nii. Aga see on tähtis, et minu jaoks on olnud tähtis, et ma säilitaksin oma selle originaalsuse, sõltumatuse ja ma õpetaksin ka teistele enda sisetunnet kuulama, et see viis ikka väga käib läbi, vaata minu selle, et noh, kui vaata nagu õpetaja ka see viis ikka jah, mul sünnikoodi on sisse kirjutatud, ma kirjutan ka selles raamatus Apolloonia lugu väga palju. Et justkui nagu jah, on määratud see, et ma õpiksin läbi iseenda ja jagaksin sealt, sest ja õpiksin muidugi, ma olen õppinud ka ju teistelt inimestelt, aga et ma säilitaksin selle originaalsuse, mida veel teistes kuskil ei ole. Või noh, mõistad, et minu teekond on kuidagi niimoodi määratud. Ükskõik, kui väga ma tahaksin minna käia koolidesse, siis ikka on mulle öeldud, oot, sul on vaja seda oma asja nüüd ka, eks ju, et kuidagi nagu elu korrastab või loodus nagu kuidagi, siin on kordusmuster lausa ja, et millegipärast mul on vaja ka lisada mingit väärtust sellele, mis juba on, mis on nagu standarditele veel lisada mingi lisaväärtus nii-öelda. Aga kui ma teeksin seda seal, siis see võib-olla mattuks, vaata. Ma saan aru. Ma saan aru ja need juhendajad, proviisorid on ka sinu superviisorid. Kuidas sa ütlesid, superviisorid, proviisorid? jah, jah, et need olid algusaastatel, mitte enam. et nad on ka sinu ellu lihtsalt tulnud kuidagi juhuslikult, nii nagu me teame, et juhuseid pole olnud, aga juhuseid ei ole, et aga nad kuidagi tulevad su juurde, leiad leidsid selle inimese ja selle juurde sa peatuma jäid ja sealt niimoodi sa oled ennast arendanud ja juurde õppinud ja lugenud. Et aga siis selline küsimus, sa ütlesid, sul on 3 raamatut, 4 raamatut? 4. Neli. Praegu on 4. Ja. Et ma sain aru niimoodi, et sa lihtsalt, see esimene raamat tuli nii välja, et sa hakkasid märkmeid kirjutama, oma mõtteid kirjutama ja siis sa lõpuks panid selle raamatusse. Kuidas need järgmised raamatud, kas ma sain õigesti aru, et niimoodi see esimene raamat tuli? Ja. Et äkki räägid nendest raamatutest veidikene ka, et kuidas need järgmised järgi tulid? Järgmised tulid järgi nagu väga kergesti, aga esimene ei tulnud mul väga kergesti. Ikkagi lugu oli olemas, aga ma ei osanud seda panna vormi. Ja ma pidin ikkagi seda, ma käisin isegi õppimas, kuidas seda vormi valada, sest lugu oli täiesti mul ideena olemas, aga noh, kuidas füüsilist seda, noh, pidin täiesti õppima ja materjal oli isegi olemas, aga kogu aeg nagu alustasin uuesti, mul oli ikkagi väga, noh, esimene raamat ei tulnud. Lugu oli hea, kõik oli hea, aga ja ma sellist nagu, kuna ma olin väga niisugune intuitiivne ja mitte võib-olla ei osanud ehitada selles mõttes raamatut, esimene kogemus ka. Aga ja, ma kirjutasin tegelikult märkmeid 10 aastat, enne kui ma kirjutasin. Ja see esimene raamat tuli mul selliselt ikkagi küpses päris kaua. Aga teised järgnevad tulid mul väga kiiresti, sellepärast et ma sain julgust juurde, ma sain kogemust ja kuidagi nagu jah, kogemus. Aga kas sul on teised raamatud ka käepärast seal näidata? Jah, võtsin küll. Siin on teine osa. Need on kõik siis enesearengu teekonna nii-öelda raamatud ja nendes kõigis on sellised, kuidas öelda, see on Apolloonia lugu 5 põlvkonna pojeng. 3. raamat tuleb selline leinaraamat, mis on kogu pereraamat, Uno Pukkefeles. Et siin on ka pildid.
kõik on sellised nagu etapid on seal, et see on selline, mida sa aeg-ajalt võib-olla, sest lein või elumuutused tulevad, ikka tahad võtta, vaadata üle selle, kui sa oled jälle mingi siiruviirulises protsessis. ja viimane raamat on Vabastavad laused, kogumik. see on selline, kus on konstellatsiooni vabastavad laused kõik läbi erinevate materjalide ja töötubade kogutud, aga ka selliseid, noh, spirituaalseid. ja mul on see viimane raamat ka inglise keelde tõlgitud, noh, nii-öelda 5. raamat siis. Kus kohas neid raamatuid endale soetada saab? Minu koduleheküljelt, mis on siin ka sulle üles kirjutatud. ja tegelikult ka raamatupoodidest, Eesti raamatupoodidest ka. Mhm. Siis räägi mulle sellest tööst, mida sa inimestega teed. Kuidas inimesed leiavad sind, kus kohas sa räägid oma asjadest, oma tegemistest, nii nagu mina räägin näiteks Youtube'ist, minu rahvas tuleb siit Youtube'ist, kuidas sinu rahvas tuleb ja mis teemadega sa tegeled, et milliste teemadega saab sinu poole pöörduda, sest nii nagu ma ütlesin, Maris, mina ei tea sinust mitte midagi, nii et räägi nii, et kuidas, vaata, kuskil koolitusel öeldi, et räägi oma äriidee niimoodi, et 5-aastane laps sinust aru saab. Said aru? Mm-hmm. See oli küll väike nali, aga selles suhtes, et jaa, et räägi mulle seda sinu elu. ja tegelikult Youtube'i, ma teen samamoodi Youtube'is teadlikkuse videosid, eks ju, nendel samadel teemadel, mis tööd ma olen teinud. aga tegelikult Youtube'iga ma alustasin üldsegi, kui ma esimese raamatu trükivalgust sai, et inimestega olen ma töötanud juba 2019 aastal. ja ma ei teagi, kuidas need hakkasid järsku tulema, kui ma selle otsuse olin teinud. ja nad ei tulnud Youtube'i teel. Kas mul oli koduleht juba, ma seda ei mäletagi. aga kuskil ma internetis ikkagi vist rääkisin kas oma lugu või midagi. ja hakkasidki nii-öelda kliendid siis tulema. Noh, ma olen üldse, kuidas öelda, mulle meeldib selline, kui inimesed räägivad oma lugusid. Mulle meeldib neid kuulata, mulle meeldib rääkida lugusid, et selline niisugune nagu, see võib olla teadlikkust loov või tervendav, mõnikord isegi taiplikkust tervendav. Et mulle meeldib jah, läbi niimoodi lugude jagamise ja kuulamise see teema. ja samamoodi siis enesearengu teekond, meie kui tervik, mind huvitab inimene kui tervik. ja siis numbrid aitavad ka selle, noh, vaadata seda. ja muidugi ka lähisuhte areng, et näiteks kaassõltuvusvabadus, eks ju, et kuidas siis olevas suhtes ja nii edasi. et sellised asjad on mind huvitanud. Kas sa saaksid mingeid näiteid tuua, mis teemadega su juurde kõige rohkem tullakse või on nüüd, sa ütlesid 2019 juba alustasid, et mul on selline tunne, et nüüd, kui ma küsimuse lõpetan, siis vaata, teemad võivad olla vahest nagu erinevad, et noh, see on minu arvamus, kuigi ma olen ise nagu tähele pannud ka, kevadel on kuidagi nagu ühed teemad, samas ka see, et millises energias mina vahest ise olen ja siis inimesed tulevad justkui peegeldama seda, siis need teemad tulevad üles, et kas sul on mingisugused noh, ütleme mingi 60% on vot need teemad kogu aeg praktiliselt käivad läbi. Et on sul selliseid näiteid tuua, mis on sellised põhiasjad, millega inimesed pöörduvad su poole, milles sa oled tugev ja mis sul meeldib teha ja nii edasi. Mul on veel palju küsimusi, lihtsalt kogu aeg proovin sinust rohkem aru saada, et kuidas sa inimesi aitad. ja on lähisuhted kindlasti erinevad, siis nii laps-vanem kui ka paarisuhe ja sellised. Väga huvitav asi on minu seansside juures see, et inimene tuleb mingi teemaga ja varem või kuidagi jutt läheb mingile kinnisvarale, kas inimene tahab üürida, müüa, vahetada, ühesõnaga ta räägib mingist pärandist või kinnisvarast. Et huvitav, täiesti teise teemaga tuleb
näiteks suhted või üldse mingi teema ja jutt läheb selle peale. Noh, arvatavasti sellepärast, et minu enda suguvõsas on ka kinnisvara väga tähtsal, oma kodu nii-öelda väga tähtsal kohal olnud ja kuidagi need teemad tulevad ka, et kas leida, kas vahendada või leida mingi lahendus seal. Et see väga huvitav, et see tuleb alati nagu see tuleb sinna sisse kuidagi naturaalselt, erinevad inimesed ja ikka tuleb läbi aja. Aga mul on ja olnud lähisuhte arenguteemad on ja just, et laps-vanem või siis paari suhtes või siis oma sisemise lapse teemad ja nii edasi, et näiteks mingi muster on kuskil, et see on ka mm, et arvata jah, need on mingid sellised lähisuhte ikkagi ja need on nii erinevad. Mhm. Mm-hmm. ja kas sellist teemat lähisuhete suhtes, noh, näiteks numeroloogiliselt, kui mina inimesi analüüsin läbi selle sünnikaardi analüüsi, siis tuleb, ütleme, väga suurel hulgal, mida mina panen tähele, on kaassõltuvust ja just see, et eneseohverdust. Et ma arvan, et seda on peaaegu meis kõigis, et kas see on ka see suhete teema siis sinu puhul, mis välja tuleb inimestel ja kuidas sa seda siis aitad näiteks kas tervendada, parandada. Sa vihjasid ka seansse, mida tähendab seanss, et kuidas sa inimesele lähened, kui pikk see protsess on, kas tavaliselt ühe korraga saab see tehtud või on teil korduvad sellised kohtumised, et äkki sellist asja ka. Ja nüüd on jälle palju küsimusi, lihtsalt ma tahan veel rohkem aru saada, mida sa teed. Ja siis ka see, et oota, mis tehnikaid sa kasutad, kas see on mingi täiesti sinu enda tehnika, mis on nüüd aastate jooksul välja kujunenud või on see näiteks konkreetselt mingi konstellatsioon, numeroloogia, astroloogia, human design? noh, ma midagi lihtsalt praegu sulle niimoodi panin, et kas, millist süsteemi, jah, võib-olla see on kombinatsioon. Just. Ja ma kasutan kombinatsiooni kindlasti. Numeroloogia on tegelikult päris mul uus, noh, paar aastat või mõni aasta olen seda kasutanud oma töös. Varem ma kasutasin seda enda, noh, enda elus, igapäevaelus nii-öelda. Ja see on toiminud selles mõttes, et noh, aga hästi noh, kergelt selliselt pealis, ainult suuna mõte, mingi vihje siin-seal lihtsalt nii. Aga ja ma reikit olen siis õppinud ka, reikit ma väga palju kasutan, aga vestlusteraapia pigem ja lähisuhte kommunikatsioonid või see on pigem minu fookus, et kuidas omavahel leida selline nagu kuldne kesktee või kuidas öelda, et leida lahendusi või mõista või võiks isegi öelda, et kuidas mõista teineteist sügavuti, et mõnikord isegi, et läbi selle võib see sama kaassõltuvuslik suhe hoopiski terveneda läbi selle, muutuda intiimsemaks isegi läbi sügavuse kui nagu läbi eneseväljenduse või läbi teineteise kuulamise ja mõistmise. Et näiteks teineteise sisemise lapse dünaamikat on väga tähtis lähisuhtes mõista, see annab hoopis uue dünaamika sinna nagu sügavama mõistmise, et konfliktid nii-öelda isegi kaovad, noh, mahenevad isegi alguses ja veel rohkem läheb sügavamaks see suhe isegi, noh, kuidagi selliseid asju ma nagu vaatan või kus miski muster algab või et ja tervisesümptomid ka, mul on selline intuitiivsus ka tervisesümptomite osas, mind on kutsutud isegi meditsiiniliseks empaadiks, et ma tajun neid asju ja ma tajun ka seda, mis on nagu, kus on miski alguse saanud. Et inimene selle läbi võib ka midagi nagu vabaneda, sest läbi teadlikkuse ja läbi rääkimise ja kommunikatsiooni ja eneseväljenduse juba midagi vabaneb. Taiplikkus tekib, see teadmatuse asemel hakkab idanema midagi hoopis uut ja hakkab kasvama sealt paralleelselt, et võib-olla see on, mis on nagu minu niisugune nagu
pigem vestlusteraapiad, aga koha peal ma olen teinud ka sellist nagu ühisväljatööd. Oleme olen vaadanud ka oraklikaarte, kanaldanud ja nii, no intuitiivne niisugune läbi, noh, tähendab, ma olen saanud tagasisideks seda, et ma taipan kohe ära, kuna ma olen enda sees nii suurt integratsiooni töötanud aastate pikkuselt, siis ma juba taipan mingid mustrid ära. Mhm. Ja kui ma peegeldan, siis ma näen, et ka inimene ütleb, kus on ju, et noh, saab aru, millest ma räägin. Mhm. Ja erinevad tehnikad ja segatehnikad ja kuidagi, aga peamine on seal ikkagi vestlusteraapia. Mhm. Et energiatöö, reiki, noh, kergelt olen hakanud ka numeroloogiat kasutama, eks ju, ainult vihjeks või mõistmiseks, miks miski on. Ja Mhm. et karakter, et mis su elude number või mis su eluaasta ring on. Et ainult niimoodi, mitte nii põhjalikult nagu sina. Ja, jah, no vot, aga selles suhtes, et see on ka hästi huvitav, kuidas ma nüüd ütlen, just see, et vastavalt kliendile arvatavasti sa intuitiivselt juba tajud, mida ja kuidas nagu läheneda ja vaata, kui kihvt on see lugu ka, et kui see toimub vestlemise teel, siis inimene juba vabaneb mingitest sellistest raskustest ja kõigest ja muust. See on vahest absoluutselt. ja see on vahest ise ka näiteks paari suhtes, kui hakkad, mõtled, et noh, ma räägin oma näite konkreetselt, mõtled ka, et no okei, nüüd peab sellest teemast nagu rääkima, siis või nagu küsid mingisugust küsimust, aga niikaua, kui sa juba selle küsimuseni jõuad, sa räägid selle kõik ära, saadki juba vastuse. No saad aru, seesama tullakse sinu juurde, ehk siis sa oled esiteks valmis, sa oled väga empaatiline ja avatud selleks, et inimene saab lihtsalt usaldada seda ruumi, seda kohta ja nii see protsess lähebki. Kas sa jõuad inimese probleemiga laheneda ühe korraga, kui pikk see protsess on või selleks on vaja siis, sa tajud kuidagi seda või ütled, et näed, et nüüd on sul mingi endal idanemise aega, toimetamise aega ja siis vajadusel sa tuled lihtsalt, võta minuga uuesti ühendust või midagi sellist, et kuidas need asjad on? Mhm. Üldiselt on ja minuga vestlusteraapia üldiselt ka kaugseansina ja koha peal on lihtsalt selline eriline asi, et toimub, kuidas öelda, ma ei tea, kas on see reikist või on see minu kogemustest või minu aura energeetika on see, et tulevad asjad inimesele meelde, mis tal varem ei ole olnudki meeles või sümptomid vabanevad või näiteks kramp või käes või jalas. Et minu kohalolek või selles minuga koos töötades toimub selline intensiivsem vabanemine, tihtilugu ka emotsionaalne ja nii edasi, nagu lühema ajaga toimub selline võib-olla intensiivsem Mhm. selline. Ja tihtilugu ikkagi mul on 1-2 tundi seanss ja ikkagi päris tihti on, et noh, väga põhjalikult läheme ja väga sellised asjad tulevad hästi kiiresti ka ülesse. No selles mõttes pehmelt küll, mitte niimoodi noh, äkitsi, aga kuidagi minu energia on selline, mis noh, tervendava või see, kuidas öelda, et ta toob üles see, mis peab tulema. Mhm. Ja mõnikord inimene näeb juba ka unenägu enne, kui ja mina ka kaasa arvatud, enne kui me seansile tuleme. Ühesõnaga, see juba protsess hakkab juba ennem ja pärast ka natukene. Et tihtilugu jah, noh, ikkagi ühest mingi teema lahendus on nii, aga mul on väga palju püsikliente, et kui nemad on juba käinud, siis nad ikka tulevad tagasi mingi muu teemaga või mingi teemaga, aga mul ei ole jah sellist, mulle meeldib jätta sellist ka kliendiga kaassõltuvus vaba, et ei jääks liiga minust sõltuvaks. Mhm. Ma nagu soovin, noh, et pärast seda ja üldiselt nagu, kuna see on nii intensiivne, siis tõepoolest nagu saab esimese korraga päris raamistik paika ikkagi. Ja sealt edasi ma annan muidugi ka raamatusoovitusi ja teemasid ka. Väga harva on, kui mitu seanssi on nagu vajalik olnud, aga
üldiselt, et on sellised. väga huvitav. Kas sul on mingid omad lemmikteemad või jah, teemad äkki? Millega sul meeldib tegeleda või mida on hästi palju nagu kordunud juba või siis on ikkagi iga inimesega individuaalne, et seal pole nagu umbes mingit nagu sellist liinitööd vaata või sellist asja. Mhm. Ma ei tea, kas sa said küsimusest aru? Äh, jah. Sain küll, aga iga lugu ongi niivõrd erinev, inimesed on niivõrd inimeste sisemaailm on niivõrd põnev ja iga lugu on väga erinev ja kes ja mulle meeldib mul on põnev see, kui inimene tunneb enda enda vastu kui terviku vastu huvi ja kui ma näen, et see nagu mõjutab ka tema lähisuhteid positiivses mõttes, see on nagu tore ja need tagasisided on toredad ja Mhm. on selline, mis mulle väga meeldib. või et keegi on väga niisugune introvert või loogikainimene ja siis ta saab selliseid mingeid eureka taipamisi. noh, see on ka hästi tore, noh, külmavärina laineid, eks ju. Mhm. mõnikord on minu seanssidel ka teispoolsus sekkunud, pean ütlema. et kaitseinglid inimestele tahavad edastada ka sõnumeid. et mingi meediumi anne on mul tulnud selle raamatuga seoses on mul ka kergelt, jah. et ütleme nii, et nende inimeste, osade inimeste teejuhid tahavad ka, et ma neile edastan ja siis meil mõlemal on külmavärina lained. vot see on ka tore alati. Kas see on ka, seda ei juhtu iga kord, aga kui see juhtub, on no külmavärin, noh, reaalselt füüsiliselt on tunda ja sõnum saab edastatud, siis see on ka midagi, mis on mul alati noh, pärast noh, liigutab mind ja. Ehk siis ma saan aru, et sul on hea meel teha inimestele head ja edastada seda informatsiooni ja aidata neid võimalikult mugavalt ja pehmelt ja teadlikult siis iseendale lähedamale, äkki vist niimoodi öelda. Just, ja täpselt. ja see on see põhjus ka, miks see on nii huvitav, tead, Maris, sind kuulates, kuidas meil on nagu nii palju sarnaseid numbreid edukuse koodis, siis minu põhimõte on ka see, et esiteks ma tohutult austan inimesi, ehk siis kaasa arvatud iseennast, siis kui ma üldse jõudsin sinna numeroloogia maailma, et kuidas on võimalikult kerge tegelikult aru saada iseendast, kui on see soov olemas iseennast aidata. Et nagu aru saada, miks nagu mingisugused trigger'id üles tulevad, miks mingid mustrid korduvad. okei, minul on nagu omad süsteemid, eks ju, läbi selle numeroloogia, et kuidas ma saan aidata inimesi, aga ikkagi nii nagu sinugi puhul on see, et see, kes pöördub meie poole, ta peab olema ise täiesti valmis endaga tööd tegema. Ja. Vastutus jääb ju neile praktiliselt, et nii mina kui sina, et me oleme ainult aitajad, abilised teatud oma meetoditega. Et sa mainisid seda, et kaugseanssid ja siis ka kohapeal, et kui kohapeal, siis kus kohas need toimuvad, kas sul on mingi vastuvõtukoht selle jaoks või kus sa selle ruumi siis pakud või kuidas sa teed seda? Ja Tallinna kesklinnas on küll ruum, hetkel on küll, ma olen olnud vanalinnas, nüüd mul on oma ruum siin olnud Tallinna kesklinnas, jah. Just. Tahad sa ütelda ka, kus see on? Mis ma tahtsin öelda, vot ma jäin mõttesse, sest sa nii huvitavalt ütlesid seda, et klient peab valmis olema. ja ma tahangi öelda seda, et ma olen ääretult tänulik, et minuni jõuavadki juba sellised, need on juba otsuse teinud ja valiku teinud, et nemad tahavad. Ja siis on palju kergem inimesega koostööd teha. et mul on kuidagi satuvadki niimoodi. ma ei tea, kas ma olen eelinfot jaganud niimoodi, et inimene saab aru, et kui ta tuleb, siis ta peab olema valmis, vaata. või mis see on, aga ütleme nii, et nii palju kergem on inimesega koostööd teha, kui ta seda on niimoodi, tuleb sellega.
mm, aga aadressi ma annan siiski hetkel, kuna mul on nagu ka kolimised, nagu ka sinul, vaata, siin on jälle sünkroonsus, eks ju, jah. plaanis, siis igaks juhuks on parem, kui ma ütlen siis, kui keegi võtab ühendust. Et sa võid muutuda lihtsalt. Ja selles suhtes, et ma isegi ei teadnud, vaata, ma ei tunne sind veel, selles suhtes, et ongi väga hea, et informatsiooni saab siis sinu kodulehekülje pealt kindlasti, eks ju. Ja siis, kuidas sinuga veel ühenduses saab olla? Et kas Messengeri kaudu või on mingi meiliaadress, mida sa kohe niimoodi põmm välja tahad ütelda? Ja Messengeri kaudu, tähendab Facebookis ma olen samanimeline, Youtube'is sama omanimeline, siis mis mul siin Maris Ron-Fletcher ja email on marisrf@outlook.com. Mhm. leiab ka koduleheküljelt, aga jah. Siis mind huvitab väga see, et sa mainisid kaugseansid, mida tähendab kaugseanss? Ja siis samas ka see, et ma tean, et minu vaatajaskond, kes siin Numbrite Keel kanalil on ka väga paljud väljaspool Eestit. Et kuidas sinuga kontakti siis ka luua, et kas see on läbi Zoomi, läbi Meeti, Facebook, WhatsApp, videokõned või kuidas need asjad toimuvad sul? Ja tegelikult on mul juba globaalsed kliendid, noh, väliseestlased õigemini, Mhm, et jah, videokõne teel. Mõned, väga harva on mul ka mobiilselt olnud selline nagu vestlusteraapia, et telefoni teel, aga enamasti on live videokõne siis teel, nagu me täna mhm, koos mhm. räägime. Ja et see on enamasti, mis on nagu väga populaarne ja just, et see asukoht siis ei määra ja, ja kuidagi jah, see on normaalne, seda ma olen juba kaua teinud, et mm. Okei, siis selline küsimus, kui sa ütlesid, vaata, et kui klient tuleb sinu juurde, siis sa lood selle energia või kui inimene satub sinu energia, ma ei oska isegi aurasse, satub sinna, kuidas kaugseansil tekib selline side? See energiate vahetus, kas sa teed mingit teatud rituaali enne seda, kas sa valmistud kuidagi, sa ütlesid ka muidugi, mainisid juba, et võib-olla see eelmisel õhtul enne teie kohtumist siis ka unenägudes siis juba energiat hakkavad toimima, nagu ma aru saan. Et kuidas see asi kõik toimub, et selles suhtes, et äkki valgustad mind isiklikult, aga lihtsalt see, et ma salvestan nüüd seda, et äkki siis räägid mulle ka seda, et kuidas see on ja kas näiteks peale seanssi sa kuidagi lõpetad ära selle energia jagamise või kõik sellised asjad ka. Mm -hmm. Ja minu, noh, see on tegelikult seotud otseselt ka reikiga ehk kaugreikiga. Et see kaugseanss ongi tegelikult kaugreiki baasil samamoodi. Et distantsilt siis nii-öelda. Ja minu jaoks isiklikult ei ole vahet, kas vastuvõtt on koha peal või on kaugseanss, sellepärast et see energiate intensiivsus on samaväärne minu jaoks ja need unenäod, need on tihti ka sümboolsed, nad tulevad mulle, noh, ma pean mingit sõnumit edastama. Tähendab, väga tihe seos on selles, et inimeste teejuhid saadavad neid minuni, et Mhm, mina edastaksin neile mingit sõnumit, mis on väga oluline. mhm, Et see on tihtilugu üks nagu põhirosin, miks need inimesed üldse minuni jõudsid. Et nad on võib-olla maadelnud midagi mõistuse baasil mingi asjaga, aga nad ei ole aru saanud, noh, see on see mingi, noh, mingi energeetiline asi, mingi sõnum, on ju. mhm, Ja see võib tihti väga palju kogu nende elu mängu muuta. Vaat see viis on ka, mul on seda väga palju, ma loon muutusi ühesõnaga. Et sellepärast inimesed ka jõuavad minuni. Ja tihtilugu tuleb see unenäo, kas hoiatus, kaitse, mingi selline tuleb. Mõnikord ka klient näeb midagi unes, mitte mind ei näe, vaid ta näeb enda mingi lugu. mhm, Mhm. Ja see katkeb ära, see ühendus, sest seansi lõpus, kui on teadlikkus, kui on sõnum edastatud, siis katkeb ära ja inimene saab minna
uuel tasandil või uue viisiga teadlikkusega nii-öelda edasi. Tihtilugu ma annan ka raamatu soovitust vastavalt teemale, et ta saab ka seda edasi arendada, sest mina tegin seda väga, et iga seansi ja sellega ma nagu kogu aeg olin huvitatud ka raamatu soovitustest ja asjadest. Eh, Aga kaugseanss on kaugreiki selline holistilis-spirituaalne ehk tervikliku maailmavaateline. Et sa see on, sa oled nüüd mitu korda vihjanud sellele raamatute teemadest. kas sa siis soovitad mingeid raamatuid, mis on siis sinu enda raamatutest või sul on mingid teatud raamatud siis, mida sa ise oled kasutanud või midagi ja sellel ikka moel? kõike ja ikka kõike enesearengu teekonna ikka neid kuldvara kuldvara, mida paljusid ei müüdagi isegi enam poes, saab kas kasutatuna osta või raamatukogus, sest need on niivõrd väärtuslikud ja läbimüüdud, eks. Et okei, mõtlesin, et ei, äkki, erinevaid ja äkki mitte sa, ainult enda omasid, mitte ainult enda omasid. Enda jaa. omasid ka, aga on väga palju veel väga väärt rahvusvahelisi kirjanikke. Mõtlesin, et äkki sa tahad meile ka rosinaks siin selle koogi peale mingisuguseid raamatuid ära mainida. ei pea nüüd päris selliseid, mida sa ainult valitutele pakud, aga võib-olla ka noh, jagada seda rõõmu ja võimalust ka ja meie kuulajatele. Mhm. Äh, mu laste isa kinkis mulle Linda, see on numeroloogia leht, eks. Linda Linda Goodmans on ka numeroloogiast räägib, aga millegipärast tuleb Silva meetod. Ma ei tea, kas sellepärast, et see on numbrite tagasilugemine, noh, see on selline meditatiivne, ka tehniline, eks ju, ka ja tuleb ka teispoolsus seal, eks. Ma ei tea, kas sul on ka see anne või miks ma sellest täna nii palju räägin et kas sul on ka see peidetud kujul see anne? Sest see ei ole juhus, et ma sellest täna nii palju räägin ja ma annan isegi raamatu soovituse siin Silva meetod. See on kuidagi huvitav. See on kuidagi huvitav Ma saan aru, et sa lähed minu sisse juba, minu energiasse, et järelikult see. ei, ma ei ole seda nagu, ma ei vaadanud seda niimoodi, aga ma praegu järeldan, et kas võib olla nii, et sul võib ka avalduda midagi oma elus. Vanema hingena on see täiesti normaalne, aga millegipärast ma tunnen, et alati, kui ma millestki räägin kellegi juuresolekul, see ei ole ka juhus. Mm. Et siin võib midagi olla. Siin võib midagi olla ka vanema hingena, aga see on alati valiku küsimus, see on iga inimese enda otsus. aga lihtsalt, et silmameetod, see võib ka olla sellest, et seal on niimoodi nagu 100-1 tagurpidi lugemine ja siis sinna ajulainete nii-öelda. ühesõnaga, see on ka üks tore raamat, midagi, mis ma jätan kindlasti. Transurfing, ma ei tea, kas sa tead, ei tea. Vadim Seeland. Oma raamatutest ma rääkisin, oih, mul on nii palju, mis on nagu nii toredad raamatud. Ma just hiljuti soovitasin sellist, et ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline mina. Vot see on ka klassika, vanematele hingedele eriti niisugune nagu, see on ka tore enese tundmiseks ja oma lähedase lähisuhete. kuna me rääkisime siin lähisuhetest, siis see on üks raamat kindlasti, mis aitab mõista iseennast, teisi mõnikord ja ja et teie lähisuhe oleks selline autentsem, selline. Mul on isegi selline tunne, et mul on siin kanalil üks hästi armas abiline, kes kirjutab ka asju välja, eriti selliseid, noh, ütleme needsamad raamatud, et aitäh, kui sa teed nüüd ka seda. Siis abiline, me leppisime kokku, et ma ta nime ei maini, kunagi ammu võib-olla soovib ta mingil hetkel, et ma ikkagi mainiksin. ja samas võib-olla Maris, pärast suhtleme veel, et saada veel mingeid raamatuid, et ma siis saan täiesti panna üles siia videokirjeldusse. et ma arvan, et paljusid huvitab see, et ka, et näiteks see, mida sa ütlesidki praegu vanema hingena,
et ma olen täiesti veendunud, et siin kanalil ja ma arvan, et ka sinu kanalil on väga paljusid selliseid vanemaid hingi, kes satuvad meie kanalitele, sellepärast et Mhm. meil on justkui selline nagu ja, sama sagedus lihtsalt, meid tõmbavad sellised ja, asjad. ja, noored hinged tahavad natukene teisi kogemusi, nemad tahavad seigelda ja möllata ja selliseid asju mhm. teha. ehk siis ma olen ülitänulik sulle selle eest. et ja, ja kui sul et tuleb veel mingisugune pealkiri või mingi raamat meelde, siis saad seda siin jutu jätkuks ka mainida. aga siis mul on üks täitsa selline isiklik küsimus, ise siis saad vastata või vaata, kas sa jah, et soovid vastata või mitte. lastest oli juttu, sa mainisid, sul on kaks last. ei, sa ei maininud, et sul on kaks last, aga kas sul on kaks last? jah, jah, nägid, jah. tajusin. sest sa rääkisid lapsed, lapsi saab olla rohkem kui kaks ka. ja et kui nüüd sa, kui vanad nad on, kui tohib küsida? Üks on 14,5 ja teine on 19,5. no vot, et vaata, sa oled sellel alal nüüd või teiste inimeste aitamise teekonnal juba pikemat aega olnud. kuidas on sind aidanud laste kasvatamisel või laste, ma ei tea, kaasteelasena või ma ei oska isegi küsida, kuidas sina nendega koos oled nüüd läbi selle oma arenguprotsessi kulgenud või kuidas lapsed koos sinuga? et ma loodan, et sa saad sellest pointist nagu aru, et mida ma praegu Mhm. selle all mõtlen. Kuna nad on nagu uue aja lapsed, eks ju, uue ajastu lapsed, siis see on mind väga palju just sütitanud, et uurima rohkem, Mhm, et kaasas käia, et tunda huvi, mõista ja, ja tegelikult ka mõista sellist nagu meessoo hingeelu ka, eks ju, et oma isa, oma laste isa ja oma laste, see on nagu huvitav, mulle meeldib, et see on vaata nagu numbridki nagu loogika ja intuitsioon, niisugune tasakaal, sul on et pojad? pojad ja, Sellepärast sa räägid meesenergiast, mul on ka kaks poega. ja ja, sul on endal ka edukuse koodis on sul maskuliinsed numbrid, vaata. issand, kui põnev, meil on nii palju praegu sarnaseid asju. ja ma kogu on aeg küll jah. kõrv ikka selle kuulen, et au, au, au. no ja, Ja sa ka kolisid, eks ju, ma olen ka kolimas ja. nagu hullult huvitav. huvitav, huvitav jah. ehk siis see pani sind ka uurima oma seda, ütleme siis oma poegasid, üldse seda nagu meesliini ja kõiki muid asju, et kogu see sinu süsteem ja sinu koht selles süsteemis siis emana ja nii edasi, et sa oled kuidagi ümbritsetud selliste maskuliinsete energiatega. ja, ja et mul on isegi koerad, huskid on ju, on ka kaks koera, et on isased, vaata, et ja mul millegipärast on jah niimoodi kuigi on jah tõepoolest nii, et väga huvitav, miks see nii on, aga nii on. Aga ma õpin neilt nii palju. Võib-olla sellepärast ma ise olen üpriski selline ikkagi naisenergia looja ja ma õpin neilt väga palju, no näiteks kasvõi see numeroloogiagi. Mhm, See on ikkagi meesenergia niisugune dünaamik, noh, loogika, vaata ja noh, selles mõttes on ju struktuur ja kindlus ja selline, et ma pigem, mind huvitab see, et mhm, luua tasakaalu. Ma arvan, et see ja mina aitan neil luua tasakaalu, et luua ka võib-olla mõnda asja kergemini, kui võib-olla ühiskond õpetab või soovitab. mhm, Ma õpetan ka näiteks, kuidas manifesteerida võib-olla kergemini, et ei pea, on ju, et ja seda, et tegeleda asjadega, mis sulle meeldivad, olla sina ise, on ju. mhm, Ja et raske töö või no niisugune, et võiks ka nautida vahel, mhm. puhata osata, see ka võib-olla. kuidas sinul puhkamine välja tuleb? oskad sa seda või sa oled ikkagi pigem selline tööle orienteerutud?
ja sa vist ühes videos vist ütlesid ka, et 8 on väga tööle. Et olen küll, aga ma olen hästi selline tõesti vabadel hetkedel ja kõikidel, kui mul mingi on inspiratsioon või see, siis ma ikka olen väga töökas üldiselt ka. No ma olen ka pühvliaastal sündinud on ju, see on, lisab ka sinna veel omakorda. Aga ma ikkagi oskan ka puhata ma pean ikkagi mainima, et kuskilt tuleb ikkagi see puhkuse osa, et ma I work hard on ju, aga ma ka puhkan või poputan ennast, et ma olen, tähendab, õppinud seda. See Mhm. ongi siis, ma olen seda õppinud, enne seda ma ei olnud, ma põlesin läbi sel raamatus, esimeses raamatus Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, seal ma räägin, kuidas ma põlesin läbi ja ma õppisin puhkama ja sellest ajast saati ma oskan ikkagi puhata ka. väga kihvt, see on see koht tõesti, kellel on elude number 8, siis ja, see on, see on, ja, see on huvitav, see paneb pead pööritama, ja, see on meeletu. mul ei ole sõnu, sellepärast et ma ja, kogu aeg jälle on nagu küll, on küll. märkan seda, et ma jälle teen midagi, ükskõik mis asja, aga ma jälle teen midagi, et ja. nõus. Teie, kellel on 8 elude numbriks, siis ka kommenteerige siia, jagage meiega neid asju, kuidas teil need asjad kõik õnnestuvad. Siis mul oli veel paar mõtet, nüüd ma jäin nii tunnetesse praegu kinni just selle, meelde tuli. Manifesteerimine. Sa ütlesid, et sa aitad ka lastel manifesteerimist ja siis ka meditatsioon. sa ütlesid, et vaata, et enne seda, kui sa jõudsid siia teekonnale, oli mediteerimine oli sulle väga kauge. Ma Mhm. tean, et siin kanalil on ka palju jälgijaid, kes on seda katsetanud, kes on seda proovinud ja ikka see pakub välja veel, no ei tule nagu nii hästi välja. kas sa saaksid anda mingisugused väiksed nipid selleks, mida sina teed või kuidas sina alustasid, kui pikk on sinu jaoks üldse selline mediteerimise hetk? räägiks üldse ainult üks asi korraga praegu, näiteks mediteerimisest just, et kuidas sina seda kasutad, kui tihti sa teed? teed sa siis, kui sul lihtsalt hoog peale tuleb või vot selliseid asju? Mhm. milleks seda vaja on üldse? ja minu jaoks, mina alustasin mediteerimist ehk siis teadlikku hingamist läbi oma energiakeskuste. See oli minu esimene meditatsioon, mis ma siis lõpuks võtsin vastu, sest mul noh, oli vaja ja ma olen väga tänulik selle eest, see andis kohe see efekti. Et ma alustasin sellest, aga meditatsioon on nii palju erinevaid. Neid on nii palju erinevaid, kasvõi tänutunne, kui sa keskendud 1–5 asjale, mille üle sa oled tänulik, siis sul juba sa mediteerid tegelikult. sa oled kontaktis oma keha, meele, hingega, oma eluga, sa kusjuures veel lood ka, onju. kui sa kokkad ja kokkad nii, isegi kui see on pudru, onju, aga sa oled nii selle sees, sa paned sinna kogu oma armastuse. See on ka tegelikult minu jaoks on see meditatsioon, isegi sport on see rütmiline hingamine, see fookus on ju. ma olen nii selle sees, on ju, selle eesmärgi sees. see on kõik meditatsioon tegelikult, kui nii võtta. ehk see on keskendumine, fokusseerimine teatud mõttes läbi iseenda sellele tegevusele, mis sa teed, see kõik, et see ei ole igav. ma arvasin kunagi, et see on nii igav, see ei ole igav, see on nii külluslik, see on nii selline. ja meditatsioon on ka see, et sa lihtsalt skaneerid oma keha varbaotsast juukse otsani. et vaata, noh, tunnetad, me tihti kiirustame läbi elu, et meid nagu mõistusega on vaja ja masinlikult. aga see on selline kuidagi, see tuleb, sa saad kontakti oma keha, meele, hingega. see tähendab seda, et mõnikord isegi kui sa aeglustad läbi selle, siis sa võid mõnda asja või läbi teadlikkuse või taipamise või tasakaalu isegi kiirendada mingit protsessi, sest sa võtsid selle aja. see on nagu paradoksaalne, et sa aeglustasid, aga võid hoopiski kiirendada midagi. noh, saad mingi taipamise, jõuab sinuni, sinu teejuhtidelt, sinu kõrgemalt minalt näiteks. see holistilise spirituaalne teejuht, see tähendab seda, et ma olen ka väga heas ühenduses oma keha, meele, hingega, aga ka oma kõrgema minaga. ehk siis, kes näeb tervikpilti. ja ta mõnikord annab mulle kiirteid,
ja tihtilugu nüüd on minu meditatsioonid pigem selle kohased, et ma saan ühendust oma teejuhtidega ka. Aga tänutunne kindlasti ja hingamise jälgimine, oma keha skaneerimine, lihtsalt olemine, vaata nagu lae või küünlaleegi vaatamine, see kõik tegelikult, selle eesmärk on saada kontakti sinuga, vaikusega, no lülitada välja ennast, Mhm, lülitada oma aju noh, välja. Neid meetodeid on nii palju ja see on nii põnev, sest igaüks saab leida oma mhm, või kirjutamine või no mediteerimine, ka kirjutamine, raamatute kirjutamine, ühesõnaga mingi tegevus, kus sa oled nii sees, et su lemmiktegevus, see peab andma sulle kerge tunde, mitte kohusetunne, onju. see on mhm. sinu kirg peab olema. Et see läbi selle, mõnikord isegi kui teed rutiinseid asju, võid taibata, et tuleb, noh, teed täiesti nagu paned pesu kuivama või midagi, pesed nõusid, siis võib tulla mingi taipamine, sest sa lülitasid mingist kinnist teest või mingist asjast või mis sul oli see kogu aeg sul ees, lülitasid välja, siis tuleb kohe taipamine, et oota, vaata seda ka, vaata mingi, see võib isegi muu teema olla. see võib isegi muu teema olla. ja kusjuures see on nii huvitav, et sa selle ka praegu ära mainisid. See oli tahan lihtsalt jagada, ma lihtsalt mõtlen, et kuidas ma nüüd väga isiklikult seda välja ei räägi ja tegin ühte toimetust, olin täiesti iseendaga, keskendusin endale ja siis saad aru, mingi hetk tuli lihtsalt nii tähtis informatsioon hoopis mingil muul teemal ja see oli nii selgelt mu sisse, jah. siis ma lihtsalt kiirustasin, ma sain need asjad kõik tehtud, mis mul pidi teha ja ma läksin kähku elukaaslase juurde, ütlesin, sa ei kujuta ette, et istu ja kuula, ma sain nii selge praegu, täiesti nagu keegi oleks mulle kõva häälega lihtsalt maininud seda. Mhm. ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mis see on, aga ma pean arvatavasti seda tegema. tegemist oli ühe inimesega, kellele ma pidin helistama ja talle pidin ütlema, nii nagu vaata sina ka ütlesid Mhm. kuidagi niimoodi, et sa vahest tajud juba ära seda inimest, Mhm. kes sinu poole pöördub. ja ma olin natukene ehmunud. Ma täna tegin ja helistasin, ma 2 päeva jahusin enda sees seda, seedisin, mõtlesin, kas see oli päris märk või see ei olnud ja saad aru, siis ma ütlesin ka elukaaslasele, ma tegin selle ära. Mhm. saad aru, see on selline, ma mõistan, et mingid teatud asjad, teatud kanalid, mingid protsessid meie elus lihtsalt aeg-ajalt nagu ootavad oma õiget hetke ja siis, kui nad Mhm. tulevad, siis see ongi see avanemine, see küpsemine, nii nagu sinugi sees on see toimunud ja kindlasti see toimub veel edasi. et ja mulle ja nüüd kui sa pöörad sellele tähelepanu, siis see võib kasvada normaalsuseks, mm. see kontakt. Vaat seda ma tahan ka mainida, et alguses ta hakkab nagu välksamisi, vilksamisi, Mm. aga noh, läbi juhuste, aga see ei ole juhus. ammu on tahetud niimoodi, et sa pööraksid tähelepanu sellele, et Huvitav. Kusjuures ma väga soovin, et kes teie nüüd kuulate meid Marisega siin vestlemas, pigem me oleme Marisega tutvumas teineteisega, teie olete lihtsalt kõik kuulajad siin nii armsalt ja vau, ma olen selles suhtes nii õnnelik ausalt öeldes, et ma sinuga praegu tuttavaks saanud, sest mingid taipamised tulevad mu ellu praegu kogu aeg. ja, ja. Ja kommenteerige ka palun siia, et kuidas teie mediteerite, just nii nagu Mariska ütles, et kui sa oled keskendunud kasvõi pudru tegemisele või nõude pesemisele, see oli ka minu meelest nii kihvt, kui sa ütlesid, täna just panin pesu ka kuivama ja vaatasin lihtsalt järvele, kuidas luiged seal olid ja ma mõtlen ka, et issand, kui see on kihvt. ka mediteerimine ja see sinu jalutuskäigud koertega, see on täiega puhas meditatsioon. see on ja no alati vot, hea, ja iseeneslik. siis aitäh selle eest ja meie vestlus hakkaski sellega, et kuidas sa oled näinud neid tüdrukuid. ja see on armas ja Palun jaga siis seda, kuidas sa veel ütlesid ka, et manifesteerimine, esiteks, mis asi on manifesteerimine sinu jaoks ja äkki annad ka mingeid teatud soovitusi näiteks meie kuulajatele, et kuidas seda teha, kuidas seda kõige lihtsamal moel teha? kõige lihtsam, kus üldse alustada, ongi see, et sa oled väga heas kontaktis iseendaga kui tervikuga ja oma vajadustega. Väga tihti me mõtleme, mis teistel vaja on, mis ühiskond vajab, mis me töökoht, kõik need asjad. aga hästi palju on, kui sa tahad manifesteerida alaliselt midagi külluslikku, siis on väga tähtis alustada
heast suhtest iseendaga, endaga kui tervikuga, teada iseennast, oma tõelist olemust, oma tõelisi vajadusi, mis elustiil sobib, mis on su hingekutse, mis on su kirg elus, mis sulle meeldib elus. Alustada sellest. Võib-olla mõned asjad on isegi ununenud, aga dust those up ka on ju, et tuleta meelde endale, mis sulle meeldis, isegi kui sa noh, lapsena isegi unistasid, võib-olla see on ka muutunud, vaata, võib-olla see on ka muutunud, aga vaata neid asju, ole mänguline. Manifesteerimine on alati mänguline, see on naisenergias loomine. Meesenergia on see, kes peab tegutsema, peab vastutama kõik, raske kahurvägi on ju. Aga tegelikult mees ja naisenergiate koos loomine on see, et sa energiatasandil sa tead, mis iseennast ja oma vajadusi ja siis sa tegutsed. Et lood selle, mõistad, et see on see nais ja meesenergiate tasakaal. Ja see on vajalik edukaks manifesteerimiseks, aga alusta hästi hea nagu usaldusruumi loomist iseenda, endaga, enda vajadustega. Ja loodusega, looduselemendid ka kindlasti. Ja manifesteerimine on jah selline, et sa tead oma unistusi nii-öelda tegelikult. Ja teed ruumi sellele oma elus, lihtsalt validki nii. Aga kuidas öelda, kas või etappide kaupagi. Ja kõik saab alguse ju energiast, just nagu numbridki kannavad endas väga suurt energiat. Kõik saab alguse energiast. Jaa, tead, kui põnev. Kui sa räägid, siis ma jälle mõtlen neid asju. Selles suhtes, et kui paljudes meis on numbreid, nii nagu sünnikaartiga, kui ma teen, siis sealt tuleb inimese sees ainuüksi, mis tuleb ainult sünnipäevast 16 aastast on mingisugune a la 40 numbrit. Ja väga paljudel on sellised hästi võlunumbrid, mis neil piisab ainult lihtsalt mõelda, neil juba need asjad tulevad. Mul ei ole seda võlunumbrit, aga see, mida ma nüüd juba teadlikult teen, on see, et kui ma üles kirjutan ja ma usun, et meil kõigil on seesama võimalus, nii nagu sa praegu tõid just neid pisikesi detaile. See elu on tegelikult hulga lihtsam, kui me seda endale ette kujutame. Lihtsalt need laste mõtted või mitte laste, aga sinu kui lapse mõtted, sinu seesmise lapse need mõtted ja unistused, nii nagu ma olen eelnevatel videotes ka külalistega rääkinud sellest oma sisemise lapse leidmisest ja temaga vestlemisest, et minu meelest juba need pisiasjad, mis sealt välja tulevad, et mida sinu pisikene sina tahab ja neid hakata vaikselt tegema ja vaata, me Ja see on aus. jah, et me ei pea ju tegelikult kogu seda teekonda ette teadma, aga hakata kuskilt pihta ja siis hakkavad need juhatused tulema, nii nagu sinugi elus on tulnud, nii nagu minugi elus on tulnud. Ma ka kunagi ei teadnud, et ma hakkan sellega tegelema, mis ma praegu tegelen. aga see, et ma lubasin endale uskuda seda, et ma lubasin unistada endale seda, et see on, ma mõtlen nii emotsionaalseks, sellepärast mulle nii väga meeldib see lugu, et see on nagu, Ja, see on nii ja võimas. sellega, ja sellega sa loodki sellise hea duo, sellise nagu sa teed koostööd oma sisemiste aspektidega ja sa lood sellise usaldusruumi ja siis sa magnetiseerid kergemini seda, mis tegelikult sulle rõõmu toob, sest sa annad universumile signaali, loodusele annad signaali, näe, see rõõmustab mind, et too veel või tee veel, nagu just nagu tänutunnegi, eks ju, et see nagu magnetiseerib, mida rohkem sa sellele mõtled või see sind rõõmustab, tekitab sellise usalduse ruumi, eks see ei ole enam võõras, see ei tundu uskumatu, vaata. Sest sa lood selle ruumi endale, selle heaoluruumi ja vaata, see on juba tervendav tegelikult, kas see unistus tuleb või mitte, see olemine juba on juba tervendav, kuulamine jah, aga see tuleb ka üldiselt tagantjärgi kasvõi, aga see nagu ikkagi on loov energia, see on naisenergia selline ja meesenergia on tegutsev, on ju.
ja samas siin ma juba tahangi ütelda, et teate, kui kihvt on veel oma atra seada aastate lõikes, kui te teate oma isiklikke aastaid. sellest ma olen ka palju rääkinud, kuidas seda arvutada siin väga avalikult ja kui te ei tea, siis pange kommentaaridesse, siis jälle aitan teid selles osas ja siis lihtsalt vaadatagi, et kuidas need jooksevad, siis kõik asjad nagu on võimalik veel anda rohkem power'it sinna nagu peale Mhm, nendele. mhm. Tead aga, Maris, kogu meie videoaeg on sinu selja taga olnud selline hästi armas lause nagu olen tänulik. kas sul on seina peal Ja, selline tahvel, et kuhu sa saad kirjutada ja ja ma hiljuti tegin selle ja see on hiljuti tehtud. Et mul on ka ukse kohal tehtud need triibud ja sinna ma panen ka aeg-ajalt vahetan teksti, mulle meeldib selline energiavahetus. Mhm, Et selline nagu päästavaid lause, aga ja olen tänulik lihtsalt meeldetuletuseks endale, mhm, et varem ma olin rohkem nagu kirjutasin välja ja asju. Nüüd ma olen rohkem selline, et ma tunnen, vaata. Ja mhm. manifesteerimise juures on tähtis, tõepoolest väljakirjutamine on ka, noh, programmeerib su alateadvust, su unistuste ja nende, mis sulle meeldib. aga ka, et sa võiksid ka seda tunda või noh, keha tasandil ka. Et muidu su keha ei usu, vaata. ja see peab käima läbi sellise armastuse tunde, ma saan aru täiesti, mida sa räägid. nagu sa ütlesid, vaata, ma olen liigutatud praegu. vaata, see ongi see, et midagi emotsionaalne. läks nagu paika ja et see midagi läks siin, siis läheb mingi power sinna juurde, vaata, mingi essents läheb sinna veel. Ja see aitab kaasa muidugi. Eh, kuidas sa, Maris, näiteks ütleme, kui sa käid ka ju poes, ostad endale igapäevaselt mingisuguseid toiduaineid ja kõike muid asju. kas sa energeetiliselt tajud ka inimesi väljaspoolt või ma ei oska isegi, no ma toon sulle näite. täna oli see täiesti mingi pupuh jutt enne seda, kui me sinuga hakkasime siin kokku saama, siis paar tundi enne seda me jõudsime koju, me oleme täna olnud elukaaslasega siis niinimetatud linnas asju ajamas ja tegemas. ja siis ma ütlesin mehele, et ma ei tea, mis on, aga midagi on väga valesti. Me oleme Mm. siin olnud täiesti, ütleme, maakohas, täiesti kahekesi looduse keskel ja kõik on täiesti nagu chill, me oleme nagu paradiisis oma tunnete ja mõtetega ja ma ütlen alati nagu vanajumala selja taga. ja siis ma lõpuks sain aru, mis see oli. Mhm. Oli liiga palju energiat, nagu mega palju energiat, vaata lihtsalt, et ühes poes ostad mingid asjad ära, kontakteerud, räägid juttu ja ta. Mul ei olnud mingit muud võimalust, kui ma lihtsalt läksin ja istusin looduses, lihtsalt olin mingi aeg ja ma jõudsin kohale, muidugi ma kasutasin veel teatud asju, mida ma kasutan, et ennast lihtsalt energeetiliselt puhtaks saada ja siis ma mõtlesin ka, et Mhm. täitsa uskumatu, et ma pole juba nii ammu tundnud sellist nagu kõvat energia nagu pauku, sest palju on vaata inimesi ja arvatavasti ma olin liiga avatud selleks, võtsin väga vastu. nagu arutan praegu sinuga, et kuidas sina seda tunnetad, seda maailma, selles suhtes, kui sa käid kuskil rahvarohkes kohas ja selliseid asju, et kas ka tunnetad, kas sa näed vahest inimest, kellele nagu justkui tahaks ütelda paar lauset, aga pigem ei ütle või selliseid asju. saad pointile pihta, mida ma mõtlen, jah? Ja. Mhm. Äh, tavaliselt, kui ma olen poes või kuskil, siis ma olen hästi fokusseeritud, mul on kindel kava ja nii edasi, teen need ära. Muidugi ma jälgin inimesi, inimesed mind väga huvitavad, aga ma nii süvitsi siiski ei lähe, kui keegi tuleb mu töö kaudu või keegi tuleb ise minuga kõnelema, siis küll, siis ma vaatan, kas ta on ikka nii-öelda, vaatan. aga üldiselt ma niimoodi nagu ei tee. Mul on samamoodi tehnikad, kuidas energeetiliselt siis noh, nii-öelda tundliku inimesena, kuidas ennast kaitsta ja aga inimesed mind huvitavad, ma vaatlen küll inimesi, sest ma arvan, et ma õpin kogu elu inimesi selles mõttes, aga ma niimoodi süvitsi nagu, kui keegi tuleb klient minu juurde või kui keegi tuleb midagi küsima, ma niimoodi nagu ma teen oma töös, seda ma ei tee. Mhm. Et ma olen hästi, kui ma olen väljas, siis ma olen konkreetne, mul on nagu kava, ma teen need ära. mulle meeldib väga ka looduses olla. Äh, nii on. ja, aga ja, et ma nagu ei
kuidas öelda, igaühega ma ei ole nii avatud. Mhm. Vaata, mõndade inimesega sa tunned ära, et on mingi nagu midagi on vaja arutleda Mhm. või isegi kui ta on võhivõõras, kuidagi tunned ennast avatumana ja üldiselt seda ma luban endale ja ma olen avatud ka teistega, kui tema tuleb rääkima ja ta tundub nagu turvaline inimene, onju. Et siis küll. Aga viimasel ajal on väga palju ka noh, ühisväljas selliseid, et tahaks lihtsalt kiiresti ära teha need asjad ja tulla tulema aga ja, aga mõndade inimestega ju siis midagi on meil hingetasandil vaja arutada, et Mhm. midagi ei ole juhuslikku ka. aga niimoodi nagu ma teen tööd nii sügavuti ma tänaval või midagi niimoodi ma ei tee seal ma olen hoopis teine inimene, praktiline, ma olen üpriski maine ja praktiline inimene tegelikult oma igapäevaelus. et ainult oma töös ja oma videodes ma avan sellise ka teistsuguse poole endas. Ma Mhm. olen üpriski maine inimene, et No vot, saite. jah. Et see Maris, kes räägib praegu meiega, siis ta tavaelus ei ole selline. Et mitte liialt, ma olen ikkagi päris praktiline, liigagi praktiline inimene, et mul on selline tasakaal, mees ja naisenergia. et ma arvan, et naisenergia on mul selline holistilis-spirituaalne, kes vaatab, loob tasakaalu sellisel moel ka, noh, mingit kergust sellise igapäevarutiinile võib-olla. mhm. Okei, suur-suur tänu sulle selle kõige eest. Nii põnev on nagu rääkida. Selline nagu nii palju sarnaseid asju on ja kuidagi see energia meenutab mulle justkui selliseid asju nagu midagi väga tuttavlikku on. Mul ei ole sinu praegu mida ütelda, aga kuidagi väga tuttavlik kõik. Ehk siis ja tänu sinule kuidagi tulevad mingid teatud asjad meelde ja väga palju sellist põnevust. Ehk siis tead, mis ma praegu mõtlen selle peale, et me peaksime ennast rohkem usaldama. Et ma arvan, et me kõik saame rohkem infot, kui me oskame seda kasutada. Just absoluutselt, seda oma kõrgemat, absoluutselt kõrge. ja seda ma õpetan ka, et ennast rohkem usaldada, see ongi see, et mitte liiga palju väljas koguda erinevaid neid. Mhm, väga suur väärtus on, kõik vastused on meie endi sees olemas, vot seda ma tahan küll öelda. mhm, usaldada seda, et me ei ole ainult keha, on ju, ja meel, me oleme ka hing, kellel on omad elukogemused ja noh, essentsid ja ressursid ja kõik need asjad, on ju. mhm. Ja see on jälle üks selline põnev teema, mis näiteks numeroloogiliselt tuleb välja, noh, igalühel oma isiklik, eks ju, millised kogemused tal on eelmistest eludest olnud. ja just eile hommikul tegin ka metsaelutuskäigu video, et kas võiks selline koolitus välja tulla. et mulle on endale hästi palju pakkunud just huvi see, et need eelmiste elude kogemused ja see, mis Ja läbi mulle ka, selle ja no me oleme ju mulle ka. seitsmed, me oleme Ma nii nägin seda videot ja see ja on tõesti. sest see on andnud minule näiteks ka täielikult nagu hoogu juurde, et minu ülesanne ongi anda edasi neid teadmisi, mida ma juba tean ja mida ma õpin kogu aeg juurde läbi intuitsiooni, läbi õppimiste. seepärast, et enne seda, kui ma ei teadnud seda, siis saad aru, ma ei ole üldse mingi õpetaja olnud, ma olen ajanud mingit oma asja, oma mingit pusinessi kogu aeg, aga saad aru, see on täiesti nagu vale vastukarva olnud. ja kui huvitav on see ka, kuidas sina ju aitad samamoodi läbi oma nende seansside inimestel jõuda rohkem lähemale iseendani ja läbi selle ju tervenevad kõik need suhted teiste inimestega seal kõrval ja, või selle kaudu. ja absoluutselt. Ja tegelikult praegu on see eelmiste elude mõjutus meis väga suur kollektiivselt, nii et sa teed väga õiget asja. See on väga õige teema, mida, kui sa vaatad kollektiivselt, inimesed jagelevad oma eelmiste elude lugudega avalikult nii-öelda. Mhm, See peaks juba ammu kaputt uks kinni olema, et edasi liikuda. Et sa teed väga õiget asja, sest vaata, ei ole selgust ja teadlikkust sellel teemal lihtsalt. mm, Inimesed teevad seda alateadlikult, mhm, kordavad mustrit. Aga kui sina tood sellele selgust, siis see vabaneb juba ja ja, inimesed saavad näha uue pilguga, noh, ühesõnaga, obviously seal peab ka sisetööd loomulikult tegema, kui on mingi eelmise elu muster korduma jäänud ka.
ja see on nii, nagu ma ütlesin selles videos, et inimesed peavad väga valmis olema, sest seal tuleb väga palju huvitavat asja. mitte oh see, jaa, mitte see, et sa olid lihtsalt mingi kuningas või vägev võitleja või jaa, midagi no sellist. ikka, jah, seal tuleb, primitiivsed ajad olid ikka ja, ja, seal ja. tuleb midagi sellist, et mis sa pead nüüd päriselt tegema hakkama iseendaga, Mhm. et võimas, Maris. aga seal peituvad ka ressursid, see ei ole ainult mingi tüütu tegevus, seda, see on ka, jaa, et absoluutselt. ja. ja ma lähenen hellalt, ma luban. ja julmalt ja see, hellalt. vaata see number 8 on ka, et dharma karma, et vaata jälle sa teed õiget asja tegelikult on ju, et Mm. eelmist teed ja seda, et sa aitad ka teistel, vaata, võib-olla sa ise oled endal juba avastanud on ju ja ümber teinud, et siis aitad teisi, see on väga number 8 tegelikult. jah, mina olen ja ja me mina mõlemad olen ka oleme. endiste eludega tegelenud ja tean, et see ei ole just lilleline mõnikord, aga seal on oma kingitused lõpuks, kui sa seda nagu teed ikkagi. Mm. kõik asjad on omavahel seotud, nii et me oleme kõik tegelikult suures joones või laias laastus üksteisele tulnud toeks ja maapalli peale üksteist aidata nendest jamadest välja ja ollagi avatud üksteise suhtes. jah, aitäh sulle, kallis Maris. väga võimas saade igastahes. ma olen väga aitäh, tänulik, et ma olen aitäh sinu juurde teel. kutsusid, aitäh Mutile, head emadepäeva kõigile. ja aitäh emadepäeva ja ma olen nii sassis praegu nagu heas mõttes sassis, et ja, aitäh, ja aitäh Rutt, aitäh Maris, aitäh kõik teie, kes te siin olemas olete. aitäh kutsumast ja kõike head. tšau, tšau. tšau.